Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Mõtiskleme täna teema üle juured. Juttu ei tule aiapidamisest ega porgandikasvatusest. Analoogiad on muidugi alati olemas. Meid huvitavad meie oma kultuuri juured ajaloos. Alustaksime suurtest asjadest, sest et igapäevaelus meie silma kindlasti varjutavad ja sulevad lähedal asetsevad esemed. Lähedal asetsev ese nii-öelda domineerib ja varjab tihti meie silma eest suured mõõtmed. Ja ometi kõik peab saama oma alguse ju suurtest mõõtmetest. Alustame meiegi siis täna universumist. Alati on huvitav ette kujutada, et me tuleme kuskilt kosmose sügavusest. Mingi pisike täpp hakkab helendama, me ligineme ja see on meie armas maa, tolmukübeke universumis, millega meie elu ja saatus on seotud, mille peal me oleme olemas nii kaua, kuni sellel planeedil eluks vajalikud tingimused säilivad. Universum oma hiigelmõõdetes ometi pole lõputu ega igavene ja see ise on niivõrd hämmastav. Ja hämmastav on ka see, et inimene võib nii suuri mõõtmeid ette kujutada, et tema vaimus on see omadus niisuguseid ääretuid suurusi kuni absoluudini mitte ainult kujutleda, vaid konkreetselt oma mõtlemise kategooriana kasutada. Mis on universumi mõte, küsime jälle ja vastame jälle, me ei tea. Mis on olemasolu mõte ja peame jälle vastama, ega me ei tea. Aga kosmiline pilk asjadele ja küsimused, milledele meil ei ole vastust, on alati väga olulised ja see niisugune dimensioon meie teadvuses näitab meile ka kätte meie õige koha universumis. Ja kes oleme me ise siis universumis? Kes on inimene universumis? Mis on inimese olemasolu mõte, milleks meile on antud taoline teadvus? Siin on terve hulk kõige põhilisemaid küsimusi, millele tegelikult meil kellegil vastust ei ole. Vana-Kreeka ühiskond kui klassikaline alus tänapäeva Euroopa tsivilisatsioonile, kultuurile, ütleme nii, ta on kaasaegse Euroopa kujunemise ajalooline häll ja alus. Kreeklastel oli väga selge nimelt see niisugune kosmiline asjakäsitlus. Nagu kreeka sõna kosmos tähendab korda, nii Kreeka ühiskond, mikrokosmos oli suure universumi väike variant. Ja kui korrata üle juba meil nii palju räägitud tõsiasja, et Kreeka ühiskonna harmonia või harmoonia meie rõhutusega tähendaski siis sotsiaalse ühiskonna harmoniseerimist suure universumiga, kosmoses valitsevate suurte seadustega ja see oli harmoonia taotlemine jumalate maailmaga. Ja jumalad olid siis ühelt poolt nii need erilised olendid kaugest minevikust, kes inimtsivilisatsiooni rajasid, kuid jumalate all mõeldi ka personifitseeritud vägesid ja jõude, mida inimene tajus enda kohal ja enda üle seisvat. Niisiis makrokosmos ja mikrokosmos kui suure universumi väike väljaanne oli inimeste suhteliselt küllaltki suletud omaette maailm. Looduses me näeme mitmekesisust. Me peame looduses väga oluliseks taimeliikide, loomaliikide säilitamist.
On olemas ohtlikud nimekirjad, kuhu me kanname taimeliigid, loomaliigid, mis on ohustatud inimtegevuse läbi või mõnel muul põhjusel. Ja on ju üldiselt selge ja igal pool hoolitsetakse, et ohustatud liigid säiliksid. Me teame, missugust vaeva nähakse mitmete haruldaste liikide säilimisega, milline rõõm on üle maailma ajakirjanduses kui loomaaia tingimustes mingi ohustatud liik saab järglasi. See on nagu kõikidele suur rõõm, et üks looduse rikkuse osa ei sure välja, vaid me hoolitseme selle eest, et iga liik säiliks ja see iga liik omaette on ju looduse kogu rikkuse üks osa ja välja surnud liik on ju lootusetult kadunud rikkus looduse suurest varasalvest. Sellepärast me hoolitseme taimeliikide, loomaliikide, nende säilimise eest. Ja sama peab ütlema ju lõpuks siis ka inimeste kohta. Ei saa ju ideaalseks pidada maailma loodust, kus kasvab ainult umbrohi või lepavõsa ja kus kõik muud liigid on likvideeritud ja kõrvaldatud. Milline oleks see looduse ühesugusus või ütleme niimoodi natukene banaalselt kasutades sõna siin demokraatiat kui ühetaolisustamist. Kuidas näeks välja niisugune demokraatlik loodus, kus on lubatud ainult lepavõsa või umbrohi ja põhjendatakse seda sellega, et palmide, kuuskede ja mändide solvav üleolek teistest taimedest, et seda ei saa lubada. On selge, et see on absurd. Kuidas on lood siis meie eneste juures inimühiskonnas? Mis asjad on inimkultuurid? Milleks nad üldse on? Kui elu oleks ainult füüsilise olemasolu säilitamine, söögi muretsemine, järglased, siis mis asi see kultuur niisugune on? Milleks inimestel peab olema selline imelik nähtus ja see nähtus on niivõrd oluline, et selle nimel ja selle pärast tehakse ei tea mida, kui palju sõdu peetud, siis milles on see saladus? Me armastame rääkida globaliseerumisest, maailmakultuurist. Väga õige. Me kuulume inimestena inimkonda ja me peame tajuma endid ja tunnetama endid inimestena. Inimestena, kes kuuluvad inimkonda, olgu siis selles inimkonnas ülejäänud inimesed meist kui tahes erinevad. Olgu mis tahes tunnuste poolest, kuid ometi meil on üks ühine tunnus, me oleme kõik inimesed. See on esimene alus suurele ühtsusele. Ja on selge, et me peame liikuma jätkuvalt ja tegema tööd selle nimel, et erinevustele vaatamata me saaksime kõrvuti koos elada ja jätame teisele selle ruumi tema ise olemiseks, me jätame teisele selle võimaluse ja õiguse elada sellena, kes ta on. Talle esitamata nõudlusi, ole niisugune nagu mina või ma tapan su ära. Paraku kehtib see reegel ikkagi tänapäeva maailmas edasi ja kui ühelt poolt ka on mingi edu, siis ometi ilmnevad siin lühikese aja pärast taas kummalised nähtused, mis on kaugel igasugusest edust. Olemine ja olemasolemine. Mis on siis see multikultuursus? See on kõigepealt see, et me tunnistame, et on erinevad kultuurid.
Ja me samal ajal tunnistame, et igal kultuuril, igal rahval on õigus oma kultuurile, oma identiteedile. Kultuur ise kui viljelus, kultuura sõna on ju pärit maaviljelusest, see tähendab, kui inimene paikseks jäi, hakkas maad harima, kui tal tekkis side kindla maaga ja kui selle maaga suhe hakkas teda toitma, ta ei olnud enam korilane, ta ei olnud ainult jahimees, siis kultuura kultiveerima tähendas ju kõigepealt maa harimist. Maa harimine ja maa harija on ju paikse ja püsikultuuri alus. Seega, kui me räägime juurtest kultuuris, siis paraku kohe ikkagi tuleb paratamatult meile see paralleel taimekasvatusega, sest taim saab kasvada siis, kui ta on paikne, kui tal on juured mullas. Seega, kui me tänase saate alguses tõime küll näite, et me ei räägi täna porgandijuurikatest, siis ometi me räägime ka porgandijuurikatest, kapsajuurikatest, kõikidest juurtest, mis on taimede all, millega taim kinnitub maasse, võtab maast toitu, ta maas oleva aine töötleb meile sobivaks, ta ohverdab lõpuks oma elu, oma elava olemise selleks, et meie organism võiks elada. Maa toidab meid ja selleks, et maa meid toidaks, me rassime maa kallal, me näeme tööd ja nagu piibli alglugudeski on öeldud, et palehigis pead sa omale leiba teenima. Saime siis väga olulised asjad, maaga seotuse, paiksuse ja palehigi. Ja lõpuks, kui see inimene on vana ja kustub ja sureb, me matame ta sinna sellesse maasse. Ja see tervik koos moodustab ühe kummalise, võiksime peaaegu öelda, kui siin seda sõna kasutada, ehkki see ei ole päris täpne kasutus, see on müstiline side inimese maa, see on olemise müsteerium. Ja see olemise müsteerium, kultuuri juured ongi tegelikult siis päris nii naturaalselt öeldes, see ongi siis juurikas maa sees. See toitev juurikas, juured maas, mis on kultuur tema terviklikus mõttes. Kultuur on elukorraldus, ta on suhete süsteem lähiloodusega, teise inimesega, iseendaga, ta on suhete süsteem tähtedega, planeetidega, kõigepealt kindlasti kuufaaside ja seisudega, mis kõige lähemalt meid mõjutavad. Ta on suhete süsteem kogu universumiga, kosmosega, ta on suhtesüsteem absoluudiga ehk nagu me ütleme seda palju kodusema sõnaga, kuid ka devalveerunud sõnaga Jumalaga. Kõigel sellel on üks kindel eesmärk, see on alles jäämine, see on ellujäämine. Kuid alles jäämine ja ellujäämine mitte ükskõik mismoodi, mitte ükskõik mil viisil, vaid me näeme, et inimene tahab alles jääda iseendana, ta tahab alles olla kellegina, millel on oma kindlad tunnused. Ja siit algabki see nähtus, mis minevikus ja küllap ka tänapäeval tekitab inimestes hirmu. Kui kauges minevikus eri kultuurid kohtusid, siis esimene asi oli paanika. See oli paanika teist keelt, teise süsteemi, teiste harjumuste, teiste kommete suhtes. Ja miks? Sest selles nähti lihtsalt ohtu oma eksistentsile. Inimeste elu oli ohustatud, nagu alati, kuid see ohustatuse tunne kauges minevikus oli palju suurem ja vahetum. Ja seetõttu tajuti eriti teravalt seda, et elukorraldus, elusüsteem, kombed, tavad ehk kogu kultuur tervikuna, ta ju teenis mida? Alles jäämist kindla hõimuna, rahvusena, suguaruna ja seetõttu nähti ohtu igasuguses teistsuguses elukorralduses. Järelikult nähti ka ohtu teises kultuuris. Ja kultuuride põrkumine, nii kontakteerumine sõjaasjanduses tähendab sõda, kontakti võtmine militaarkeeles tähendab ju tegelikult lahingutegevust.
nii et see, mis oli kunagi maailmas, see on ka väga suurtes ja võimsates mastaapides paraku tänapäeva maailmas. Ei ole midagi siin muutunud peale mastaapide. Ma olen näinud seda Kaukaasias elades, mis asi on etnilis-religioosne konflikt, kui pidada silmas Türgi tõugu Aserbaidžaane või asereid, kes on muhameedlased ja kristlastest armeenlasi. Mida see tähendab, seda olen ma näinud, kui kas või 60. aastatel Armeenia kaugsõidu autojuhid, kes peeti Aserbaidžaanis kinni, tapeti ära, pead löödi maha, pandi auto kapoti peale ja siis, kui järgmine armeenlane tuli ja seda nägi, siis ta kättemaksuks kihutas oma suure veoautoga esimesse Aserbaidžaani külasse ja ajas seal kõik inimesed alla, kes ette jäid. Nii et niisuguseid asju olen ma isiklikult elus tohtinud nii täheldada. See annab ettekujutuse meile sellest, mis asi on etnilis-religioosne konflikt. Ja etnilis-religioosne konflikt ongi tegelikult saanud praeguses maailmas keskseks ja need, kes mainivad 3. maailmasõja juba käivitunud olevat, tuleb öelda siis, et see ongi etnilis-religioosne konflikt. Nüüd, kui multikulturaalsus on väga ilus ja kena sõna, kuid me peame tunnistama, et Euroopas tema heale tahtele vaatamata, mis on läinud kuni masohhistliku enese hävitamiseni, iseenda ära salgamiseni, et näidata oma sallivust ja mõistlikkust teiste kultuuride suhtes, kui Euroopasse on lastud sisse teise kultuuri ja teise rassi inimesi, siis loodeti need integreerida Euroopa ühiskonda. 3. põlvkond muhameedlasi Euroopas näitab seda, et mingit integratsiooni pole tekkinud ja 3. põlvkond nõuab ei rohkemat ega vähemat, nagu eilses lehes kuskilt ma lugesin, et Inglismaal nõuavad nad juba mitte inglise seaduste kehtimist, vaid šariaadi. Nii et me võime täheldada kõigi nende sündmuste põhjal, mis aastakümned esile toovad, et integreerumist selles mõttes pole toimunud ja olukorras, kus Euroopa on oma religioossest identiteedist suuresti lahti ütelnud ja ennast hästi külalislahkeks teinud, et me teise kultuuri, kelle seisund on hoopis teine ja kes mitte mingil juhul oma religioossest usust ei loobu, sest see on nende identiteedi, nende olemasolu ja allesjäämise alus. Et siis võib arvata, mis lähiaastakümned või juba päris lähiajad Euroopas endaga kaasa toovad. Ma kardan väga, et need etnilis-religioossed konfliktid, mis juba toimuvad Euroopas, nagu Pariisis eriti ja Prantsusmaal, et see on meie lähituleviku põhiprobleem Euroopas. Ja ühtlasi on see siis ka küsimus meie oma juurtest, meie oma kultuurist, meie oma suhtest, meie oma kultuuriga ja selle tõttu ka meie oma eksistentsist, sest identiteet põhineb meie kultuurikoodidel, meie religioossetel kultuurilistel arusaamadel ja eluviisil ja stiilil. Ajaloost me siis teame seda, et see inimese seotus maaga, isamaa, kodukoht, üks kindel koht. Hämmastav on ju mõte, kui me räägime, et peab olema avar ja suur ja maailma kodanik ja ei tea mis kõik. Lõppude lõpuks me oleme seda objektiivselt niikuinii. Me oleme maailma kodanikud, me oleme lõpuks veel suuremas üksuses, me oleme ju universumi kodanikud lõppude lõpuks, veel suurem mõõde. Ja ometi me ei ela ju ükskõik kus, vaid me elame selles universumis ühel kindlal kohal. Ja see paikkondlikkus, see konkreetne koht tähendab seda, et see on see, mis kujundab meid, me oleme selle koha nii-öelda väljaanne ja see koht on universumis meile antud ja nüüd ongi küsimus, kuidas me sellesse kohasse suhtume, mis meile universumis on antud või maailmas. Ja väga ilus on ütelus Uues Testamendis, üks hea näide võib tuua, kuidas võib teile usaldada suuri asju, kuid ei ole hoolsad väikestes asjades. Kuidas me saame rääkida, et me oleme head maailma kodanikud või universumi kodanikud, kui me oleme viletsad oma kodukoha patrioodid. Sest see oma kodukoht on ju meile antud,
meile elamiseks. Ja kui me seda kohta universumist hoiame korras, siis me oleme ju tublid universumi või maailma kodanikud. Nii nagu maailma toiduprobleem koosneb üksikutest kapsapeadest ja üksikutest porgandijuurikatest ja üksikutest viljateradest, nii koosneb maailma kultuur üksikutest kultuuridest, maailma rahvastik üksikutest rahvastest ja seega paikkondlikkus, isamaa armastus ei ole mingi niisugune hullumeelne marupatriotism, vaid see on kultuur inimese loomulik olukord ja loomulik olek, et tal on ühe kindla maakohaga, kodukohaga eriline ajalooline side. Ja seetõttu meie oma kultuuriringis, ma pean silmas Euroopat, läbi keskaja oli ju ääretult oluline ja antiigis oli oluline siiski ja keskajal eriti inimese päritolu koht. Ja perekonna nimegi ju alguses ei olnud, vaid oli nimetus kus kohalt. Roger Elmershausenist, Regensburgist, alati oli, kus kohalt sa pärit oled. Ja päritolu koht oli nagu tagatis või niisugune usaldusgarantii. Seal kohapeal tuntakse sind, sinu esivanemaid sajandeid. See tähendab, see annab kindluse sinu suhtes. Ma olen rääkinud mitmel korral sellest, kuidas ma olen kohanud siin meil külaelus ütelusi kellegi kohta, et niisugused uustulnukad, öeldakse niisuguse kerge, nagu mitte omaks võtmisega. Ma küsisin, millal nad siis tulid. Selgub, et 19. sajandil. Tähendab, üle 100 aasta tagasi tulid inimesed sinna külla elama, ostsid talu, on olnud 100 aastat korralikud kohalikud põllumehed, ja ometi ikka see vari saadab neid. Nad ei ole päris omad, nad on kuskilt tulnud. Ja see on huvitav fenomeen, see omaks võtmine paikkondlikult. Ma võiks ise näite tuua, kuidas paarkümmend aastat tagasi kolides Nõmmel teise kohta elama, kuidas kohalik elanikkond alguses on umbusklik ja täie õigusega, kes see on, kes siia meie hulka tuleb. Aga kui nähakse, et sa ajad kohe juured, sa hakkad ehitama, korraldama, tegema, siis võetakse omaks, tähendab, sinu eluviis on usaldatav. Sa annad märku, et sa tahad siia jääda igavesti, sa tahad siia rajada kodu, tähendab, sa oled usaldatav. Sa võtad omaks meie elustiili, meie tavad, meie arusaamad, ja muutud oma inimeseks. Praegu toimub see muidugi kiiremini kui vanadel aegadel. Aga selles väljendub see inimeste hirm ja umbusk kõige uue ja võõra ees, sest selles nähakse nii või teisiti mingit ohuvõimalust oma identiteedile. Ja mis on siis kultuuri ülesanne? Kultuuri ülesanne ju ongi säilitada meid lausa meie füüsilises eksistentsis. Ja see seotus kindla maakohaga, koduga, see on üks niisugune dimensioon. Ja nüüd, kui näiteks see, millest me rääkisime Euroopas praegu multikulturaalsus, kui mohameedlased tulevad Euroopasse, nad kaotavad sideme oma ajaloolise isamaaga ja kodumaaga, siis seda enam nende rahvusliku identiteedi säilimiseks teravneb neil võõras keskkonnas elades vajadus eriliselt kinni pidada oma religioonist. Seega arvata, et muhameedlased Euroopas tasapisi nii-öelda islami kommetest hakkavad loobuma, vastupidi. Selleks, et säilitada ennast võõra kultuuri keskel, tugevneb religioosne element. Ja see on religiooniloo uurijatel ja kultuuriloo uurijatel selge, aga ega siis neid arvamusi ei võeta ju kunagi kuulda. Meil kõige targemad on ju tavaliselt ikka nagu Eestiski. Poliitik, kui ta saab poliitikuks, on spetsialist otse kohe üle öö kõikidel elualadel. Ta võib ükskõik kus olla. Paraku on sellest ka palju pahandusi, et eri teadlaste analüüsi ja arvamusi ei kuulata. Nii et see fenomeen alles hakkab ennast kahjuks ja juba ilmutab ennast selles, mis tähendab, kui erikultuurid on koos ja üks hakkab tundma ennast ohustatuna. Seal ei ole midagi teha. Siis on ainult emb-kumb, kas nõrgem annab täielikult järele või tuleb konflikt. Praegu paistab, et asi liigub konflikti suunas.
Olemine ja olemasolemine. Nüüd, mis asi on siis linnastamine või linnastumine? Kui veel esimeses Eesti Vabariigis enne teist maailmasõda Tallinna linna elanikest väga suur osa olid esimese põlvkonna maalt linna tulnud inimesed, siis oli loomulik, et kõigil peaaegu oli maal kuskil talu, kus suvel käidi, see oli kodutalu, sealt oldi pärit. Ja inimesed suhtlesid sugulastena, oli sugulaste vaheline side ja inimesed tundsid oma kindlaid juuri maas sellest talus, kus nad olid tulnud. Seal on maaga kontakt, minu pärast kas või puht füüsiliselt, kuna ennem käidi maal suvel palja jalu palju. Sul oli vahetu kontakt selle maaga ja see on väga oluline. Juba saapadald juba eraldab sind maast. Rääkimata linnastumisest ja tänapäeval toimuvast linnastamisest, mis on juba lausa nii-öelda juhitud protsess. Selle tulemusena me loome mõne põlvkonna jooksul inimesed, kes on eraldatud oma orgaanilistest kultuurijuurtest, alusjuurtest, see on seosest maaga. Maa juured füüsiliselt on läbi lõigatud. See on linnastamise ja linnastumise üks niisugune needus. Tekib teist tüüpi inimene ja kui ta ei ole ka enam keskaja mõttes linnakodaniku teadvusega, siis me ei saa võrrelda ometigi keskaja linnakodaniku auväärset seisust tänapäeva linnakodanikuga, kus linnakodanikuks olemiseks ei ole muud vaja, kui et sa oled sisse kirjutatud või pass või midagi taolist, siis keskaja linnakodanik, see oli ikkagi seisus, kellelt nõuti erilist teadlikkust ja suhet selle linnaga. Seda ei ole enam. See küsimus paraku kerkib ka üles, kes siis see õige kodanik on ja seda saame me selgitada ainult ajaloolises plaanis. Tekib linnaelanik nomaadtarbija ja Euroopa Liit näib propageerivat seda nomaadtarbijat, kes reisib ringi, ta on nagu liiv, mida tuul puhub sinna ja tänna ja kolmandasse ja neljandasse kohta. Kas need eestlased, kes lähevad kuskile mujale tööle, kas nad hakkavad kohalikus kultuuris osalema? Ma ei usu, et need eestlased, kes Iirimaale lähevad väga tugeva katoliku traditsiooniga ja katoliku kiriku maa, et eestlane hakkaks seal käima katoliku kirikus. Ei mõelda veel üldse. See tähendab, ta sellel maal on üks sisse sõitnud nomaad, kes tegelikult võib olme mõttes kuuluda sellesse nii-öelda Euroopa olmemaailma, kuid ta ei kuulu sellesse kultuuri seal. See on nii või teisiti temale võõras. Ta ei identifitseeru sellega. Või siis juhul, kui tal oma kultuuri traditsioon ja juured on niivõrd nõrgad, siis võib olla, et ta sellesse kultuuri sulandub. Vaatame kummalist nähtust Eestis. Meil kõlab veel kõrvus, kui nõukogude ajal inimesed läksid lahku tänaval või ükskõik kus, siis öeldi mida? Pakaa. Nii, mis nüüd öeldakse? Võtame läbi sajandite, kes siis eestlane on? Olid paganausulised, siis nagu kirjandus näitab ja rahvalaulud olid eestlased 300 aastat väga tublid katoliiklased, siis olid nad mitusada aastat protestandid, siis olid nad kommunistid, nüüd on nad jälle midagi, aga küsimus on selles, kes me siis tegelikult ise oleme, see, kes me alati oleme. Ja kui nüüd kuulata kas või raadiosaates, kuidas keegi rääkis siin hiljuti Klassikaraadios, siis rääkimata sellest okeitamisest oli see kõne pikitud täis ingliskeelseid sõnu. Selle asemel, et öelda, et see on hoopis juba uus lugu või teine lugu, oli tegemist new story'ga. Tema kunstinäituse pealkiri oli ka inglisekeelne kindlasti, kas siis eesti keel ei kõlba enam või? Meil on nii palju kultuurilist alaväärsust põdevaid inimesi, kellel ei ole enam oma kultuuri juuri õieti mitte mingis mõttes. Ja sellest on tingitud see iga moega kaasa liperdamine.
Huvitav, mis järgmine keel on, millega me hakkame üksteist head aega ütlema, kas hiina keeles või? Eestlase põhialaväärsuskompleks väljendub milles? Hirm ajast maha jääda ja kindlasti ajaga kaasas käia. See võib naeruväärsete anekdootideni ulatada, see eestlaste ajaga kaasas käimine ja see meeletu ülepakkumine. Ma olen tähele pannud, et vanad kultuurrahvad, kes on nii oma kultuuri teadvus on väga tugev, kes ei põe kultuurilist alaväärsust. Nende juures tehnilisi uuendusi ei võeta käiku niisuguse hasartse kiirusega. See eestlaste paaniline kiirus, millega me pidime olema maailmas esimesed oma selle üleminekul nende suurte arvutisüsteemidele. See on üks tüüpiline näide sellest. Ma arvan, et rahvas, kellel on selja taga Michelangelod, renessants ja antiik ja keskaja kultuur ja kunst, nendel on nii suur baas, millele toetuda, et mingisugused uued tehnilised vidinad tulevad ka, aga keegi ei tee sellest mingit niisugust oma enesetunde küsimust, et kas me ikka oleme väärt, kui meil neid ei ole või me ei ole väärt. Nii siis juured, kui me ise muutume niisugusteks Euroopa Liidu nomaadideks, mis on kõige kõrgemad väärtused? Kindlasti vaesus on raske taluda, eriti olukorras, kui õhutatakse ühiskonnas, kummardatakse rikkaid ja rikkureid ja uusrikkaid ja neid, kes on edukad olnud. Mis on kõige olulisem? Mis on esikohal, mis on, nagu öeldakse tänapäeval peene sõnaga, siis prioriteet, kuidas see eesti keeles peaks kõlama, mis on eelistatud või mis on kõige tähtsam. Katsuks ikka ka nii eesti keelt rääkida ise ka. Kui meil on oma kultuuri identiteet tähtis, oma keel ja nii nagu põhiseadus ütleb, et Eesti Vabariik on loodud selleks, et Eesti rahvus ja kultuuri säilimine läbi aegade, siis terve rahvuslus ei ole ju teiste suhtes vaenulik, vaid terve rahvuslus on selleks aluseks, millest lähtuvalt me mõistame teiste rahvuste õigust oma rahvuslusele ja oma kultuurile ja oma keelele. Ja kosmopoliitsus selles mõttes ei ole lahend, sest kosmopoliitsus loob inimesi, kes õieti ei kuulu mitte kuhugi. Nad kuuluvad ainult raha ja tarbimise maailma juurde. Nad ei ole kultuurinimesed. Sa pead maailma kultuuri kuuluma konkreetselt ühe kultuuri läbi. Sa pead inimkonda kuuluma konkreetselt oma dimensiooni, oma rahvusliku keele, kultuuri, tunnetuse, mentaliteedi läbi. Ja seega on igal rahval õigus oma identiteedile, rahvusele, kultuurile, keelele. Ja mõistlik kooselu ongi see, et me seda aktsepteerime ja siin ei ole vaja isegi näiteid. Me arvame, et tänapäeva maailmas nende asjadega tegeletakse. Võtame Bütsantsi impeeriumi, kus esimestel sajanditel elasid kõrvuti koos kõige erinevamad usud ja väga rahulikult saadi omavahel hakkama, ei olnud mingit küsimust. Ja neid näitatud läbi ajaloo terve mass, nii et siin ei ole midagi me uut leiutanud, ainult et me oleme ise ajanud oma kummalise kahekeelse poliitikaga asja kriisi. Kui ühelt poolt me Euroopas räägime sallivusest, multikultuursusest ja igal rahval õigus oma kultuurile, siis samal ajal kummaline minnakse sõjaga teise kultuuri ja rassi ja rahvastele kallale ja nõutakse, miks te ei ela nagu meie. Ühesõnaga, oma kodus anname ise järele, aga teiste koju läheme nõudma, et nad elaksid meie elu järele. See ei kõlba neile, see hävitab neid. Ja sellest mõttes on islami maailmal õigus, et nad näevad selles läänemaailma sissetungis lagastamist, hävingut, perekonna hävingut, see tähendab narkomaaniat, see tähendab alkoholismi, see tähendab perekonna lõhkumist, see tähendab siis kindlasti ka juba seda, et need rahvad hakkavad lagunema, purunema, kui nende religiooni islami asemel tehakse neile ka niisugune kosmopoliitne tarbimisühiskond. Nad ei taha seda ja neil on õigus seda mitte tahta. Ja meie asi on respekteerida nende õigust oma kodumaal, oma kodus elada oma tavade, oma kultuuri, oma kommete järgi. Mis õigusega meie arvame, et me läheme seal kedagi vabastama?
õigusega, aga kui nemad tulevad meid vabastama, kuidas siis on? Ja vaat siis ongi konflikt. Nii et kui ühelt poolt püütakse luua praegu niisugust peaaegu ülemaailmset tarbimisühiskonda, kus inimesed liiguvad ühest kohast teise, kus neil ei ole enam muud huvi kui majandushuvid, siis ma näen selles ohtu uushorjanduslikule maailmakorrale ja selle uushorjandusliku maailmakorrale sobib inimene, kellel ei ole rahvust, ei ole kultuuri, ta on juurteta tarbija ja absoluutselt sõltuv, sest maainimene, kellel on juured maas ja kes toodab ise omale toitu, on ju kõige sõltumatum. Linnastatud inimene on juba sõltuv, sest linna tulles kõigepealt on tal vaja eluaset ja eluaseme saamiseks tuleb võtta eluaseme laenu. Ja laenu tuleb 30 aastat maksta paleigis, mis tähendab, sa paned ennast võlaorjusesse. Ei ahelaid, ei piitsa, ei orjade järelvaatajat, süsteem töötab suurepäraselt. Nii et uus horjanduslik maailmakord ongi siis lihtsalt see, kus massid inimesi pannakse sinu huvides tööle, paleigis rabama, protsenti sulle maksma. Nii et ma ei näe maailma plaanis praegu lisaks kosmilise ökokatastroofile veel, ma näen ka veel sotsiaalseid meeletuid katastroofe ja paraku kõigest hoolimata nimelt see etnilis-religioosne konflikt küpseb maailmas, paistab päris kõikehõlmavaks konfliktiks. Huntingtoni raamat tsivilisatsioonide põrkumisest jättis mulle lugemisel lõppmulje, et põrkumine ei ole õige sõna, vaid see tundub olevat nagu mingi niisugune programm, mille nimi on maailma kultuuride põrgatamine, sest seda põrkumist on võimalik ära hoida. Ja põrkumist saab ära hoida, kui me peame kinni ühest kindlast reeglist. Vene keeles kõlab see ilusti. Neljesv tšužoi manastõr svaim ustavom. See on Venemaal tuntud ütelus. Ära roni võõrasse kloostrisse oma reegliga. Ära mine võõrasse kodusse oma reegliga. Ära mine võõrasse riiki oma reegliga. Minnes külla austagem seda korda, mis teiste kodus on. Ei maksa sinna hakata kehtestama oma korda. Ja samal ajal arusaam multikulturaalsusest tähendab ka seda, et igal kultuuril peab olema oma ruum, milles ta saab oleleda ja elada. Ja kui kultuurid on väga erinevad, siis on selge, et nende rahulik koos eksistents on võimalik, kui täidetakse kindlaid tingimusi. Nii et siin on tõsine küsimus ja meie oma Eesti rahva eksistents sõltub sellest, kas me oma juured, ajaloolised juured Eesti maas säilitame, kas Eesti rahvas sööb oma toitu või mujalt sisse veetud toitu. Juurte küsimus on küsimus eksistentsist. Kuni Eesti rahvas ei ole muutnud põhiseaduses öeldut Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade, peaks see kehtima. Ja kogu tegevus peaks olema suunatud sellele, et Eesti rahvus ja kultuuri säilimine läbi aegade, mis toimub sama põhiseaduse alusel õiguses ja õigluses, tagab ju samal ajal selle õiguse kõikidele teistele rahvusrühmadele Eestis. Selleks on ka igal rahval siin oma kultuuriühingut ja võimalus seda, kuidas öelda, võimalus elada ja oleleda oma kultuuris Eesti Vabariigi lojaalse kodanikuna. Tänan tähelepanu eest, nagu ikka, ei pea te uskuma ühtegi sõna, mis ma rääkisin, kuid mõtelda asjade üle maksab ja peab alati. Stuudios oli ja arutles Einar Laigna. Head teile! Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.